esmaspäev. Lendame Kuala Lumpurisse, et õhtul sõita Bruneisse edasi. Singapuri tulles oli siin maa pruun. Ma rääkisin veel, et on mürgitatud. Nüüd on maa jälle roheline. Ülla. Uus muru on peale istutatud. Robot, põrandapesumasin. Nii, nüüd on meie lend ka kirjas. Maailma kõrgeim siseruumi kosk. Korrus allpool. Saab pool kõrval käia. Lähme vaatame. Tahaks on keskel olla. Inimesi ehmatada. Tuleb paneb käe maale. Kõik esmuga tõrg. Siin on ka muid atraktsioone, siuke võrku mööda kõndimine nagu siin. Peeglite labürint, põõsaste labürint. Rong sõidab siit läbi.
ma seda ei näinud, kui ma sõitsin. Just ei tea. Ei tea. Jälle vaja mingit palka. Even when the seatbelt sign is off. Infant seatbelts are available in this aircraft. As we're now preparing for takeoff, please enable the flight mode feature on your personal devices. All electronic devices must be switched off during taxi, takeoff, and landing. After the seatbelt sign is switched off. Captain Hafiz Saleh and the rest of the crew would like to thank you for choosing Malaysia Airlines, the member One World Alliance. We look forward to see you again and thank you for observing. Leidsime mingi pakihoiu, siin saame ilma kohvrit äkki liikuma. 30 ringitit, siis läheb masin lolliks ja teeb ühe tokeni välja. Siis tuleb panna kappi. Ilusse. See on tokens. Kuidas ma Putraia Jaia jaamas ja me ei oska enam kuskile siit minna. Kõik on kuidagi tühi ja
Inimesed kuskilt lähevad ja tulevad, aga kuhu lähevad, mitte aru ei saa. Siin on raudteeehitus pooleli. Interchange station for KTM commuter. Rapid Tahtsime ikka õlut osta ja sõidame nüüd Kuala Lumpurisse. Seal on õllepood. Ma ka mõtlen, ma tänan või ei ole. Siuke on alkopood Islamiriigis. Et õllepildid on küll ukse peal, aga muidu on nagu kuldkellad ja siuksed asjad. Võrreldes Singapuriga ikka räpane linn. Prügiautod pudelitega. Saime õlled kätte eripoodidest ja sõidame tagasi Klia poole. Do not touch. Nüüd hakkame lendama Royal Bruneiga Bruneisse. Palve enne lendu. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى الله. Saime süüa, on ka hea toitu. No, ei ole viga isegi jah, aga no Vietnami Airlines on parem natuke jah, maitsev oli veel. Võib-olla praegu on ka asi selles, et me sööme alles friikartuleid, eriti valivad. Suur krevett minul küll ei ole. Minul on 2 suurt krevetti ja 2 kalmaaritükki ja lõhetükke siin, mul on mereannid. Ainus asi, mis asja ära rikub, on riis, mis on nagu kraaniveega tehtud ja väga soolane. Kaste on hea ja... Aga salatit sul ka oli või? Ei. Ja sama see kale või? Ei olnud. Lõhe on ka hea, jah. Aga riis rikub ära. Brunei lennuga. Alkoholi vormi täitmine. Õllepudelid kirja panema. 6 õllepurk, 10 õllepurki tolli jaoks. Oleme nüüd Bruneis. Hotelli autojuht tuli vastu. Viskab nüüd hotelli ära. 6 kilomeetrit.
huvitavad lõhnad siin. Nagu vana maja lõht siuke. Natuke kopitanud. Smokinguga ei tohi WC-sse minna. Nii, Bruneis võib õlut juua ainult hotellitoa, siis äkki kuskil baarides ei tohi. Mina tohin, ja kui sa oled joonud õlut, siis sa ei tohi nina siit uksest välja pista. Seda me siin teeme. Joome õlut. Nii, kui sa lähed foajeesse, tuleb sulle mangi kohta. Ei, nii hull see nüüd ka ei ole. No nii, siis Brunei hommikusöök hotellis. Kuidas maitseb? Väga hea, jah. Esialgu pole veel midagi maitsenud. Mis sa praegu sööd? Ma ei tea. Ahaa. Koogid on väga kunstipärased, ilusti nagu siiruviirulised. Ma ei tea, mis käkk see siin on. See võib maitsev olla. See võib maitsev olla. Siin on veel igasuguseid põnevaid sööke. Valik on väga suur, arvestades rahva väest huvi. Jah, kes selle kõik ära sööb. Aga see on õigemalt seda hääldada konji. See on siis Aasia inimeste hommikusöök. Väga maitsev. Ja arvestades, et me täna linna pealt ilmselt süüa ei saa, kuna siin kõik on nii keeruline, kaubandust ei ole, siis tuleb praegu süüa nii palju kui mahub. Ja lähme linna peale. Nii, kus on meie lift? Esimene takistus ongi käes, meil kaart näitab, et peaks minema nagu sinna, aga siit nagu otseselt teed ei lähe. Riskime, lähme üle. Midagi teha ei ole. Tee lõpeb lihtsalt ära ja jätkub seal eemal jälle. Et meie hotelli juurest voolab läbi nüüd selline Kedajani jõgi. Jalutame ikka endiselt poe poole. Aga tekkis küsimus, et ühtegi inimest pole meile vastu tulnud ja siin ei ole ühtegi inimest, et kelle jaoks need uhked teed on tehtud. Oot, inimene on. Ai, paadis on üks inimene. 4 inimest paadis, aga ülejäänud vist on autodes ja mosseedes. Kaks töömeest on, need, kes neid teid ehitavad, need on. Siuke park, kus on kirjas, et ei tohi mulje teha. Ilus park, aga inimesi siin küll ei ole. Paar tükki magavad, need on vist töömehed, ma kahtlustan. Need kodutud küll ei ole, need on töömehed. Ja siin paistab meile Kampong-Gai ehk siis maailma suurim küla, mis on vee peale rajatud. Siit ta praegu nii väga suur ei tundu, kui meil aega jääb, siis vaatame seal lähemalt ka ringi. Aga enne lähme raha vahetama, sest meil pole mitte peesotki. Vahetasime siis uued rahad ära. 100 eurost sai nii palju raha. Nüüd lähme soppama. Ei tea, kes võib ilmida. Elavad siuksed julged linnud, varplased lendasid minema, aga need linnud on ikka olemas.
kutsuvad meid paadisõidule, aga me ei taha. Jõudsime kohalikule turule, me ei tea, mis siin müüakse, aga siin müüakse vist kõike, tööstuskaupu ja sidruneina ja luustasid ja turjaane ja no näed, kuivatatud krevetid, 3 ainult ja 12. 3 see teeb siis on raske. On küll jah, 12 on alla 10 euro ja 15 on kohe. Eriti suur. See on eriti suur. 15. Jah. Madususu. On niuka pakk. Ikka joome õlut. Austraalia õlut siin. Gingerbeer. Kingerbeer. Brunei tänavatel. Sellest võib vangi minna. Sellepärast, et me oleme maal, kus jõulupühade tähistamise eest võib 5 aastaks vangi minna. Alates 2015, kui sultan keelas ära jõulupühade pidamise, on karistused karmid. Alles mõni tund tagasi me läksime siit üle silla jõele, üle jões silla turule ja nüüd ei ole siin üldse vett näha. Tõus ja mõõn on nii tugevad. Viimane vesi voolab minema. Väike geopeitus on toonud meid linnaäärsesse metsatukka, mis asub kõrgel mäe otsas ehk tegelikult see on tõeline vihmamets. Juba nägime väikseid ahve ja võib-olla näeme veelgi. Tee läheb karmimaks. See on hästi kore lugu, kus ikka üles tulema. Lähme nüüd Waterfalli vaatama. Tee läheb täitsa karmiks. Sa poleks tulnud, kui oleks teadnud. Loodame, et siukse mäe otsa enam ronima ei peaks. Lõpuks jõudsime veeni välja. Nii palju lapsekap ja pisikap. Nagu väike rott. Nagu väike rott. Võt siin ma kuulen juba koske. Nägime mingi tahvid ka ära. Aga nad kardavad ikkagi. Tuled on nii rahuliku loomuga. Tule siia nüüd. Tule, sa ei saa sinna jääda. Ei tule. Tule, lähme, ei hakka tagasi minema. Aja mööda sinna. Ahvidest saime küll lahti, aga maastik on endiselt väga niru.
ja pimedaks läheb. Aga kosk on siinsamas kuskil lähedal. Turule jõudnud. Kohas, kus hommikul oli sõjaväeparaad, nüüd on nii rahvast ei söö turg jälle. Ilmselt need päevased söögikohad on kinni pandud juba. Vaatame siis veel natuke. Brunei sultanipalee õhtul kell 8. Miskipärast sõidavad kõik autod sinna. Tea, mis seal toimub. Pikk ummik on kohe autodest. Tea, kas need kummipuud on päris või? Nii, tagasi hotellis. $2 eest sai pika siukse kebabi. $1 eest sai ühe puntra siukseid tumedaid banaane ja siis väiksed, rohkem kui kilo väikseid banaane. $2 eest sai kilo mangostaane ja $5 eest kilo, ma ei teagi, mis asjad need on, need ei ole loganid. Küll me oleme mõelnud, mõne hotelli laes on siukene märk, et mida see küll tähendab, aga tuleb välja, et see tähendab tegelikult Mekka suunda ja et sinna suunda nagu moslemid palvetavad. Alati ei tea, kus pool see Mekka on, pole kompassi käepärast ja siis on mugav, kui hotellis on märge selle kohta. Hommikusöök 1. augustil. Väga ilus värviline kollane, punane ja roheline. Mis see roheline on, ei tea, aga päris hea. Roheline on klorofüll. Klorofüllipasta saiaga, rosinasaiaga. Mis Kallel on ainult arbuus, mitte midagi. Mina dieedil, ma söön arbuus. No söö, aga mis suur risuunnik see siin on? See on ahv, kes tahtis ma arbuusi ära võtta, sest nii palju ei temast järgi. Näed, elukas, näita veel ambaid. Uus päev. Lähme õliväljadele. Kuala Pelaiti. Kuala. Ja seeria. Või seeriasse vaatame.
Selle bussi peale peaks minema. Inimesed ootavad ka vist. Seede juures on suured autoparklad. Nii Hollywood juba. Tutong. Poolteist tundi sõitu. Bussiga maksab 4 euri. Bussi tankimine. Sõitjaid on nii vähe, et see kogu sõiduraha läheb kütuse peale praegu ära. Kuigi kütus on imeodav. 31 senti liiter. Ehk siis 20 euro senti. $60 193 liitrit kütust. Siis nafta kogutakse siia tünnidesse. Seal on tõrvikuid näha. Ladu igatsuguste naftajuhtmete jaoks. Me oleme seerias Brunei naftatöötlemispealinnas. Läksime siia poodi ja siin on müügil oli minu lemmikjäätis, Filipiinide juustujäätis. Korra olen seda proovinud ja see oli tõesti hea, nüüd sai ostetud siis. Palju sinu jäätis oli siis? 3,79. 3,79, mulle 3,95, aga kopikate vahe, aga maitse on tõesti juustujäätisel on kui poole parem. See õige jäätis peakski olema juustujäätis. Siukese sildiga.
Filipiini jäätis. Filipiinidel müüakse, kus me käisime ja isegi siin Brunei naftatöötlemispealinnas saab ka seda osta. Hakkab jälle pihta. Gaasimuuseum on ajutiselt suletud ehitustööde tõttu. Saagi siia monumendi juurde minna, siis miljonite barreli monument. Mis see tähendab? Mis ta teeb, ma ei saa aru. See pumpab naftat ja kui väheks jääb naftat, siis ta jääb seisma. See ootab natuke, nafta koguneb jälle, pumpab edasi. Tahaks mere äärde ikkagi minna, kas siit saab? Mis see traktor seal teeb, ei tea? Niidab muru. Et see on nüüd siis miljardenda barreli monument. Lähme natuke lähemale. On siin kuidagi tume tundub. See on nagu naftatootmismuuseum, aga see on täna kinni. Ehitustegevuse tõttu. Siin muuseumi ja siin jalakäija liiklusmärk, aga see on nii ära pleekinud, et tunnen, et see jalakäija tahab ka siit minema kõndida juba. On nagu lahti, juba minema hakkamas, lahti koorumas. Kiri on transformerid. Kütus kogutakse paakidesse ja seal tehakse juba ka bensiiniks.
selliseid kõnniteid tehakse tegelikult asfaldist mingi nipiga. Tehakse see muster siia peale ja siin on mingid kaablid tee alla pandud ja siis asfalt üles kaevatud ja uus pandud ja ilma värvimata jäetud paraku. Et üks päev jälle õhtal ja käisime burgerirestoranis, võtan burgereid hotelli. Burger maksab mingi 3.20 või paar eurot. Jollib Eesti. Nii, saime tuuri $30 3 peale. Ja üritame neid ahve leida siis. Saksa prouaga oleme kolmekesi nüüd. Japan with our soda. It's very nice. Yeah, it's very nice. Very open, friendly. Yep, friendly. Printsipalee. How old is this? Maybe around 30. I don't have a boyfriend back home. Maybe it's a husband. Okay. Not yet want to get married. Just wait. Wash your hands. Äge, äärmiselt suured mangroovid. Pole nii suuri näinudki. See a monkey? Oleme siis mangroovi vetsas ja otsime probiootilisi ninaahvu ühesõnaga. This is very a lot of people. See? Yeah, have a monkey. Oh, I see them on the tree. You can see the tree there. Stop. 3000. Please queue up. Maybe we look the other place, sir. Maybe have very lucky. Ahah. Maybe closer. Yes. $30 eest 3 peale saime sõita, siis $10 nägu. Otsime uue koha, kus võib olla neid ahve.
stuff here. We're not go inside. Good. Nägi midagi või? Look at that. No. Tolle. I go to work here. I want to work here. Yeah, you're doing a job now, eh? So you can. Oh yeah. Like This is like a hamburger? No. or the what do you call? We call cha-cha. The sauce. Yeah, the sauce. Sauce, Yeah. yeah. For the sauce, Oh. we use this. Okay, Nice. I show you. You already did alcohol. How many people live on the Baltic village? Around 2,000. meie paadijuht on ka 2000. aastal siin külas elanud 7 aastat. What is this? The other green? Malaysia is So this is the fire. Fireboat. Tuletõrje ja Yeah.
but it's not good because after fire we come. After 1 hour. Fire is 1 hour. After 1 hour we come. 1 hour. Wow. Yup. It's too late. No. Also use this. But it's too expensive. Maybe around 100 for 1 person. But whole day? Maybe around maybe 5 hours. Not a problem. see on nüüd politseimaja. Outside the house for the boat now. Okay. Yeah, this outside the house. It's too expensive. This boat. I can't smell the 3,000. food. New boat is 3,000. The other boat is 1,000. It's very expensive. This is our men's ground. veel üks pool. Siuke väike restoran siin väikse valikuga. Nii kui paadist välja tuled, hakkab palav, tuul ei puhu enam. Meie paadimees kimas nüüd minema suure hooga. Päris õnnelik teine. Ahah, täitsa kehv sõita, ma ei ole. Ahve näeme nagu nii. Reede keskpäeval on kõik poed, galeriid suletud. Me sattusime just reede keskpäevaks siia kella 12 kuni 2:30. Sellisel ajavahmikul on kõik suletud palvete jaoks. Jah, sul keegi seal palvetab, magavad. Sest 59% on siin ainult moslemid, ülejäänud on kristlased, budistid ja muud usulahud. Aga see sultan esindab just moslemeid. Ja veel Bruneist, et rahvaarv on 420 000 ja pindala alla 5000 ruutkilomeetri. Sööme nüüd sükast torjani moodi vilja. Tahad kahvlit? Vedel. Vedel? Nagu liimias. Issand, kui terav on üks asi ja õudnelik. Tõesti turjani Kõik moodi. vahivad niisuguse näoga, et no mis need siin nüüd söövad. 3 eurot maksis siuke kera. Me saaksime minna, et me siin nagu rahva silmid ei oleks. Noh, see ei ole eriti hea, jah. Nagu löga on, jah. Järgi mõeldes sai ikka liiga kallilt ostetud. Siin oli 2 seemet siukest sees väikse kooriku selle. No meenutab avokaadot, ma ei tea, mulle. Minule küll meenub maad meeldib. Ta oli nii vänge lõhna kui turjan. Riigis, kus taksosõit maksab $3 kilomeeter, saab siukse paki väikseid krevette, no paarisaja grammise, $2 kätte. Ka tõsine imedemaa. Need on minikrevetid tõesti, jah? Need on minikrevetid, jah. Sellest ei saa täis kujutatud kilugi vist nii palju. Kuna siin kütus maksab ainult 20 eurosenti, siis jäetakse automootor tööle, kui see asju minnakse ajama kuskile kontorisse või pärast on hea külma autosse istuda. Saadame kirja koju ja lennujaama Tallinna.
50 senti. Eurodes siis alla 30 sendi, imeodav. Ja kus see postkontor meil siin on siis? Siia oleks nagu sisse murtud. Selline on siis Brunei peapostkontor. Vaatega, kas see kirjadasti nüüd oli. Näitab, et korjatakse kell 8, kell 10. Vähemalt postkast on olemas. Postkast on olemas, ilusti lukus kõik. Vaatame, kas kirju ka on pandud siis. Mõned on ikka pandud. No on ikka küll süsteemid. Peapostkontor niimoodi. Lähme muuseumisse, mis ta oli, mis regaalia see oli? Royal Regalia. Siin on sultani kingituste muuseum või mis on Brunei riigile kingitud. Seal filmida ei lubatud, seal on kuldhõbe asju. Käisime muuseumi ära, palju elu peab käima siin külmal marmorpõrandal. Ja nüüd saadame 2 postkaarti lennujaamale ja endale koju. Siukse saadame Tallinna lennujaamale ja sellise saadame endale koju. Siuke kiri siis siit. Muuseumist. Nii, meie viimane päev Bruneis hakkab otsa saama ja siis nüüd sõidame kohalikku kuulsasse supermarketisse Demal. Mul on 30 Brunei dollarit veel kulutada ja Evredil ka umbes sama palju. Ja homme hästi vara hommiku sõidame tagasi Kuala Lumpurisse. Saime $1 bussi peale ja sõidame nüüd Malli poole. Sama sõidu eest eile küsis taksojuht $15. Malli juures on siuke suur söögikoht siis. Siin on burgerid. Siin on burgerid alles, jah. See on Demal. Brunei suurim kaubanduskeskus. On ikka Tom Yum sul. 7. Väga vägev. Tõsiselt isu äratud. Nii makk ja Tom Yum. Õudselt, jah. $5 saab siukse ja 7 siukse. Super.
marsime hotelli poole, 4 kilomeetrit minna. Taskus minul $2 ja Fredil $1. Ta näita nüüd seda ilusat riidest kotti ka, mis me ostsime poest. Kumbki endale ühe. Väga ilus. Väga ilus tõesti. Jah. Jõuame hotelli jällegi. Nii ja meie Bruneist saadetud kaart on siis nüüd Tallinna lennujaamas üleval. Siin poolt olin, ma pean kohe seda näha. See on üks eksootiline koht ka, mida siin ennem ei olnud kaardi peal märgitud. Jah, kui palju rahvast käis, siis nad ei julgenud nii välja tulla. This is the liana, Jah. 600 years old, and there is the flower. After the taking photo, Nice. step by step, you can see from Saab kui õudne. Ole vaatepilt. No jumal küll. Vaene loom.